tere, minu nimi on Oskar Losman ja täna me räägime minu inimeseõpetuse projektist. Nii et vaatame, mis mu inimeseõpetuse projektis lahedat on siis. Ja mu inimeseõpetuse projekt räägib, kuidas mõjub arvuti kasutamine sinu tervisele. Nii et vaatame siis, mis meie esimene teemaks siis on. Ja esimeseks teemaks on kohe, et kuidas mõjub arvuti kasutamine sinu silmadele. Arvuti ise tingimata nägemist ei kahjusta, küll teeb seda silmade ülekoormamine. See põhjustab silmade väsimist ja kuivust. Silmades tekib kipituse tunne, punetus ja pisarvool. Võib tekkida ka peavalu, hägune nägemine. Kui sa oled lühinägelik või kaugnägelik, siis väsivad su silmad väga kiiresti arvuti ees. Ekraani vaadates väheneb silma pilgutamise arv kuni 5 korda. Selle tagajärjel hakkavad silmad kuivama, see teebki häda silmadele. Nii et jah, see oli see teema. Ja nüüd me vaatame, mida toob teha silmade heaks. Number 1, mida toob silmade heaks teha, on, et pilguta tihedamini silmi. Normaalne pilgutuste kordade arv on 22 korda minutis. Iga pilgutusega vabaneb silma pinnale pisarvedelik, see niisutab silmasid. Number 2. Vajadusel kasuta niisutavaid silmatilkasid, nii nimetatud kunstpisaraid. Number 3. Kasuta arvutiga tööl prille, kui silmaarst on need määranud. Kontaktlääksed võivad silmadele mõjuda kuivalt. Number 4. Aseta ekraan pisut kaugemale. Kui on tavaline lugemiskaugus ja võimalusel paigutada ekraan nii, et selle ülemine serv ei oleks silmadest kõrgemal. Number 5. Jälgida, et tööruumi valgustus ei oleks liiga ere ja ekraan ei peegeldaks. Number 6. Planeerida töösse puhkepause. Ideaalis 15 minutit pausi iga 45 minuti töö järel. Number 7. Pauside ajal võiks vaadata kaugusesse, see aitab silmalihastel taastada loomuliku asendi ja puhata. Kõige lihtsam on vaadata aknast välja. Number 8. Silmadele on kasulikud ka harjutused, näiteks üles-alla ja vasakule-paremale vaatamine ning silmade ringitamine. Kindlasti ei soovita pausi ajal lugeda ega nutitelefonis tegutseda. Arvutiga töötaja võiks silmi kontrollida iga 2 aasta tagant. Ja see oligi kõik selle silmade, mida toob teha silmade heaks teema. Et vaatame, mis järgmises on. Te istudes, silmad kuvari ekraanilt ära pööratud, silmade suurima liikumisulatusega, hingates normaalses rütmis. Esimene harjutus, sule silmad. Silmalihaseid pingutamata loenda arve 1, 2, 3, 4. Seejärel ava laialt silmad ning vaadates kaugusse loenda arve 1, 2, 3, 4. Tee seda 4-5 korda. Teine harjutus. Vaadates nina otsale, loenda arve 1, 2, 3, 4. Seejärel suuna pilk kaugusesse, loendades arve 1, 2, 3, 4. Tee seda uuesti 4-5 korda. Kolmas harjutus. Sirge seljaga pead pööramata, tee silmadega aeglasi ringliigutusi üles, paremale, alla, vasakule ning vastassuunas üles, vasakule, alla, paremale. Seejärel vaata kaugusesse, loendades arve 1, 2, 3, 4. Tee seda 4-5 korda. Neljas harjutus. Pead liigutamata, suuna pilk üles, samal ajal loenda arve 1, 2, 3, 4. Suuna pilk otse 1, 2, 3, 4. Vaata alla 1, 2, 3, 4. Otse 1, 2, 3, 4. Paremale 1, 2, 3, 4. Otse 1, 2, 3, 4. Vasakule 1, 2, 3, 4. Viies harjutus.
suuna pilk diagonaalselt ühele ja teisele poole ja seejärel otse loendades arve 1–6. Tee seda mõlemas diagonaalis. Ja korda 4 korda. Ja järgmiseks teemaks, ehk siis sellest teemaks on, kuidas mõjub arvuti kasutamine seljale ja kätele. Arvuti taga istumine väsitab kaela ja selga ning võib kaela ja selja valutama panna. Kaelalihaste ülepingest võib tulla peavalu, hiire, käe sündroom ja seljavalu. Hiljem võib liigestes ja lihastes ja närvides tekkida põletik. Randmeosa võib paiste minna. Ja see oligi see teema, vaatame järgmist. Ja selleks teemaks on nüüd, et mida tuleb teha selja ja käte heaks. Tool peab olema mugav ja õigel kõrgusel. Jalad peavad ulatuma maha, arvutiekraan peab olema 30–50 cm kaugusel ning selle keskkoht lõua kõrgusel. Laud peab olema õigel kõrgusel ja kui kirjutad, siis käed peavad olema randmes sirged. Veel on hea teha harjutusi. Number 1. Pinguta tugevasti kõhulihaseid. Tõmba kõht vastu selgroogu. Tugevad kõhulihased aitavad selga sirutada. Number 2. Seisa seina ääres, siruta käed üle pea ning ole nii rahulikult hingates 20 sekundit. Number 3. Tee käteringe, pearinge ja randmeringe. Number 4. Painuta ette, lase käed rippuma, siis tõuse üles. Number 5. Heida põrandale pikali, tõsta jalad diivanile või toolile ja lihtsalt puhka. Ja see oligi see teema, nii vaatame, mis järgmine. Olles 30 minutit veetnud arvuti taga, siis ole hea, tõuse püsti, kutsu kõik oma kolleegid kaasa ja alusta õlaringidest. Teed õlad ilusti soojaks, sest arvuti taga meil lüheneb rinnalihas. Ehk siis õlad vajud ette ja proovime saada siis uuesti hea rühi tagasi. Õlad eest ja siis tagant ette ka mõned ringid, et oleks ilusti õlad soojad. Ja siis esimene harjutus, mis sa teed, pane käsi, üks käsi rinnakule ja vii teine käsi sujuvalt taha ja vaheta. Oli siuke mõnus tempo, sa võid natukene ka kehast kaasa anda ja lihtsalt liigutad abaluud lülisamba suunas. Abaluu vahelised lihased hakkavad tööle ja rinnalihas samal ajal pikeneb. Tee näiteks mõlemale poole 20 korda. Kui see on tehtud, siis panege mõlemad käed rinnale, ehk siis saad vaadata oma rühi aidata paika. Paned käed rinnale ja hingad rindkeresse, nii et rindkere tõuseb, hingad sisse. Rindkere jääb üles ja nüüd hinga välja. Ja automaatselt ta lükkab õlad taha ja nüüd proovi hoida kogu aeg seda, aga kui sa oled arvutis või kui sa tuled arvuti tagant ära, proovid hoida seda rühti, sest on väga tähtis, et su lihased töötaksid, sest lihased vajavad liikumist. Okei, läheme kaela juurde. Selleks, et saada tööle kaela painutajad, me saame siukest mõnusat harjutust teha. Pane mõlemad näpud lõuale ja nüüd proovi viia lõuga tahapoole. Tahapoole, hoia mõned sekundid ja too tagasi. Hoiad ja too tagasi. Hoia ja too tagasi. Väga hea. Mõned korrad veel. Kõik kolleegid teevad kaasa, eks ju? Ja, teevad. Väga hea. Lööd vastu ja teeme ka mõned venitused kaelale, et kael läheb meil ka tavaliselt arvuti taga pinges, siis alusta poolringidest küljelt küljele. Ja tee venitus. Keera kõrvale, vaata, kus su sõber on ja vaata alla. Nii palju, kui saad. Hoia. Ja tule tagasi. Ja teisele poole samamoodi. Kõigepealt kõrvale nii palju, kui saad ja siis vaatad alla. Üles tagasi. Ja oledki valmis. Järgmiseks 30 minutiks arvuti taga. Ja selleks teemaks meil ongi, et kuidas mõjub arvuti kasutamine ajule.
inimestel, kes on liiga palju nutiseadmes, on ajus vähem halli massi kui teistel. Seda kinnitavad viimased ajuuuringud. Hall mass koosneb peamiselt ajurakkudest. Vähem halli massi võib tähendada rumalaks jäämist, samuti võib tekkida depressioon, ärevus, tekivad keskendumise häired, inimene hakkab hüppama ühe asja juurest teise juurde ja arvutis on kõike võimalik lihtsasti teada saada. See teeb aju laisaks ja tekib õpitud abitus. Nii et liigume nüüd, vaatame, mis meil järgmises teemas on siis. Ja nüüd selleks teemaks on meil, et miks meile meeldib nii väga arvutis olla, mis on, ma arvan, kõikide põhiküsimus. Et arvutis saab kõike väga ruttu teada ja see on väga mugav. See teeb hea tunde, arvuti pakub kogu aeg uusi elamusi, ta pakub elamusi palju kiiremini ja palju rohkem kui päriselu. See teeb väga hea enesetunde, kehas vabaneb aine dopamiin, see on väga mõnus tunne, dopamiin on mõnuaine. Arvutiga on ka väga lihtne suhelda teiste inimestega, palju kergem kui päriselus, palju kiiremini saab kokku saada teiste inimestega, ei pea päriselt kuhugi minema, palju kergem on asju kirjutada kui päriselus ütelda. Arvutiga mängides on väga kerge võidelda. Ei pea tooli pealt püsti tõusma, ei pea pingutama, aga tunne on sama lahe nagu päriselt. Sellepärast ongi arvutis väga mõnus olla. See tekitab sõltuvust. Nii et vaatame nüüd, mis meil järgmist teemas on. Ja selleks teemaks on siis, kuidas arvuti sõltuvus välja näeb. Arvuti sõltuva tunnuseks on see, kui sa tahad kogu aeg arvutis olla ja ei suuda selle soovile kuidagi vastu panna. Kui sa mõtled kogu aeg arvutis olemisest ja kui kogu muu elu tundub ebaoluline, ülemäärane tegevus arvutis kahjustab suhteid ja kohustuste täitmist, arvutis olemise aeg pikeneb, tekivad ka rahutus, tujukus, suurem viha kui enne. Arvuti sõltuva tunnuseks on ka unehäired ja füüsilise tervise halvenemisega seotud probleemid. Inimene on rohkem väsinud kui varem ja see oligi see teema. Nii et nüüd tulebki vist üks teema või kaks veel, et vaatame, mis järgmine on. Ja nüüd selleks teemaks, ehk siis kõige viimaks teemaks on, et kuidas arvuti sõltuvust lahti saada. See on päris raske, aga tasub proovida, mõned soovitavad. Number 1, pane kirja, mida sul arvutis on vaja teha ja siis tee ainult seda. Number 2, kui oled harjunud hommikul esimese asjana arvutit avama, siis tee nüüd midagi muud selle asemel, harjuta endale uus harjumus. Number 3, leia endale mingi muu väga põnev tegevus, mis sulle meeldib väga. Näiteks rattaga sõitmine, ujumine, muusika kuulamine ja siis tee seda. Number 4, kui sa tahad ikka arvutis natuke mängida, siis pane endale äratus mingi aja pärast sellisema. Ehk siis timer. Number 5, mõnikord tee nii, et sa terve päeva või mitu päeva ei ole üheski nutiseadmes. Näiteks suvel maal, pane telefon ja arvuti kaugele ära. Ja see oligi siis minu projekt. Et aitäh vaatamast ja tšauki!